Tere, mina olen Marko ja mul on plaan oma maja küttesüsteemi ümber vahetada gaasiküttelt elektriküttele. Gaasihinnad on läinud mitmekordseks, tulevik ebakindel, meie gaasiarved suvel on isegi täiesti absurdsed, mis siis veel mõelda sügise või talve peale. Et praegu tundub olevat kõige õigem aeg see asi ette võtta. Ja olengi täna siin Ait Nordis, kes müüb siis Alfa Innotechi soojuspumpa ja lähme uurime, milline seade minu majale kõige paremini sobib, kuidas see paigaldus välja näeb ja kuna seda teha saab. Et tule kaasa! No tšau! Tšau! Kuule, sain sult kirja ja sa olid minu nagu nende eelmise aasta gaasiarvete pealt arvutanud välja mingid asjad. Võtsin aluseks peamiselt su siis gaasikulu, 12 kuud eelnevad, mis sul olnud on. Sellega me näeme reaalselt, palju su maja küttekoormus on ja selle alusel on juba hea valida sulle täpset seadet. Okei, aga räägi sellest seadmest, et mis seade siis nagu minu majale kõige paremini sobib, kui võimas, mis tüüpi? Kui ma siin gaasikulu järgi vaatan, siis siuke maja küttekoormus 6,5-7 kilovatti olenevalt aastast, siis minu soovitus oleks sinna vähemalt siuke 8-9 kilovatti võimas seade. Okei, Alfa Innotechi L8 split, seal on siis nii-öelda see katel, väikene eraldi on... No meil on täna võimalik valida siin integreeritud boileriga seade, kus siis on 180 liitrit boiler sees ja kõik on nagu kompaktne seade sul. Et on võimalik see valida, sinu puhul, kuna sul on siin vann ja tahad rohkem tarbevett kasutada, siis mina soovitaksin eraldi seisva boileriga, kus on nagu gaasikatel sul tegelikult, õhkveesisoospumba siseosa väikene ja siis sinna kõrvale suurem boiler ja juba akumulatsioonipaak samamoodi. Okei. Ja siis välja läheb ka mingisugune seade? Välja läheb täpselt samasugune seade, nagu siin selle integreeritud boileriga seadme kõrval on ju, siukene kuubik, sinna kõrvale siis jalgade peale ja betoonalus ilusti alla ja on kindlalt kohal sul. Ait Nordis käidud, Mardiga mõnusasti juttu räägitud ja teen väikse kokkuvõtte, mis ma siis teada sain. Et minu majale on vaja 9 kilovatist seadet, sobib väga hästi split L8, 9 kilovatine. Sain teada selle, et mul oleks vaja ära vahetada ka boiler, sest mul on praegu liiga väike boiler, et katta vajadust. Läheb 300 liitrine boiler. Sain teada, et paigaldus võtab kuskil 1-2 päeva aega ja meil on see paigaldusaeg juba paika pandud, et see on paari nädala pärast. Siis soovitus kõigile, kes mõtlevad selle seadme või küttesüsteemi vahetuse peale, et tehke seda kohe praegu, alustage suhtlust, sest tarneajad võivad olla 1 kuni mitme kuuni, et igal juhul saaks ennem talve küttesüsteemi vahetatud, peaks praegu hakkama suhtlema. Mis veel? Sain teada, et 20 amprist peakaitsmest ei piisa mu maja jaoks selleks, et mul töötaks elektriauto laadimine, saun ja näiteks soojuspump korraga, et ma pean tõstma maja peakaitsme võimsust, selleks pean siis Elektrilevisse avalduse tegema, et nad vahetaks peakaitsme välja 32 ampri vastu ja mis veel? Muud ei midagi. Kõik on hästi lihtne, vahetatakse lihtsalt välja gaasikatel õhksoojuspumba vastu, pannakse suurem boiler, pannakse välja välisseade ja kogu mu olemasolev põrandakütte, radiaatorid, kõik see torustik, kõik see saab nagu kasutatud. Nii et väga lihtne ja mugav. Üks asi veel, et ma ilmselt paar korda ütlesin valesti õhksoojuspump. Tegu on siiski õhk-vesi tüüpi soojuspumbaga või lihtsalt soojuspumbaga. Et see on selline terminoloogiline asi, mida tavaliselt aetakse segamini, et ärme siis seda viga tee. Aga näeme juba paigaldusel.